Nüüd sattus Ukraina pealinn Kiiev täna varahommikul surmava Vene rünnaku alla. Päev enne olulist NATO tippkohtumist Türgis, kus USA president Trump plaanib osaleda. Võimsad plahvatused valgustasid öist taevast. 10 ballistilised raketid ja 100 lõhkepeaga droonid tabasid pealinna erinevaid piirkondi. Väidetavalt hukkus mõnede teadete kohaselt vähemalt 14 inimest, veel 6 ümbruskonnas, 10 said igastada. Ukraina president Volodymyr Zelenski oli vaid mõned tunnid varem hoiatanud, et Moskva valmistab, nagu ta ütles, ette uut massiivset rünnakut. See rünnak toimus vaid mõned päevad pärast ägedat Vene rünnakut Kiievile, milles hukkus 30 inimest. See oli neljapäeval. See oli sõja algusest saadik 3. kõige surmavam rünnak pealinnale, mis nüüdseks on kestnud juba aastaid. Meiega on stuudios ka meie korrespondent Robert Swift, kes vaatab seda teemat lähemalt. Vaata, neid rünnakuid, vähemalt nende sagenemine, Rob, tundub olevat seotud president Trumpi katsed selle ümber diplomaatiliselt tegutseda mingil määral. Rääkides Putiniga, minnes NATO tippkohtumisele. Kas see on Putini vastus sellele, mida Trump on üritanud teha? Kuidas me vaatame seda, mis toimub, arvestades tema tegevuse ajastust? Sageli on nähtud, et Venemaa ajastab oma rünnakuid kindlate poliitiliste ja diplomaatiliste sündmuste järgi ning tundub, et ka siin on nii. Mitte ainult ei ole meil olnud vestlusi president Trumpi ja Ukraina ning Venemaa juhtide vahel nädalavahetusel, vaid nagu sa ütled, on meil ka see olukord. See ongi tulemus, õige, täpselt. Ma saan ainult öelda, et see ei paista Trumpi jaoks hea välja, õige. Õige, aga see ei ole täiesti ootamatu. Enne NATO tippkohtumist, mis peaks toimuma homme Ankaras, ei ole see täiesti ootamatu. Siiski tasub meeles pidada ka neid olulisi ajastusi, mis on just viimase päeva jooksul aset leidnud. Meil on ka veidi pikemajaline kontekst, võiks öelda. Ja see on asjaolu, et Venemaa näib suurendavat oma rünnakuid Ukraina vastu, osaliselt seetõttu, et Ukrainal on rohkem edu. Jah, nad on surve all. Nii lahinguväljal kui ka süvalöökide kasutamisel. On selge, et mõlemad pooled suudavad teineteist kaugelt tugevalt tabada. Kaugelt. Ja tundub, et just see siin toimubki. Eilsete öiste rünnakutega Kiievile on minu arvates Ukraina jaoks kõige murettekitavam märk see, et kuigi nad suutsid 90% droonidest, šahiididest, mis välja lasti, alla tulistada ning paljud teist tüüpi raketid samuti alla tulistada, välja lasti veidi üle 20 ballistilist raketti. Ukraina ei suutnud neist ühegi seda tüüpi relvasüsteemi alla tulistada. Wow. Ja see on eriti märkimisväärne. Ja need on kõige suuremad lõhkepead. Siil on kõige suuremad lõhkepead. Ja need lähenevad ka ballistilise trajektoori, mis tähendab, et kokkupõrge võib olla palju jõulisem, kui see sihtmärki tabab. Need on eriti raskesti tõrjutavad relvad. Ukraina on suuresti tuginenud välisrahastusega tõrjerakettidele, mis tulevad USA-st ja mujalt. Tõsiasi, et ühtegi neist ei suudetud tõrjuda, on Ukrainale tõsine märk. Tõenäoliselt juhitakse sellele homme NATO tippkohtumisel tähelepanu ja öeldakse, vaadake, meil on neid relvasüsteeme vaja, et kaitsta oma kodanikke, et kaitsta end selliste rünnakute eest. Tõenäoliselt räägitakse sellest lähiajal Ankaras. Jah, see on olnud põnev aeg viimasel ajal. Sa mainisid Ukraina võimeid, Venemaa vastuseid, tulemused tunduvad selles olukorras vähem paratamatud või selged kui kunagi varem. Ma arvan, et on õiglane öelda, et viimase 4, 5, 6 kuu jooksul on toimunud nihe hoos. Initsiatiiv on läinud Venemaa käest ja nüüd on see rohkem lahtine küsimus. Tekitades rohkem häireid Venemaal gaasitrassides, täpselt nii. Saint. Peterburi saab jätkuvalt tabamusi. Jälle, see oli ukrainlaste rünnak. Nagu ma ütlesin, ukrainlased on sisuliselt ise loonud oma kodumaise kaupmaa ründevõimekuse. Võib-olla isegi maailma juhtiv tööstus. Nad on praegu tõenäoliselt ühed parimad maailmas. Kindlasti, kui rääkida tõhususest ja relvasüsteemi maksumusest, siis Ukraina ei suuda teha seda, mida Ameerika Ühendriigid suudavad. Kuid seda, mida nad suudavad teha, teevad nad murdosa hinnaga. Ja sellel on omaette eelis. See köidab kõigi tähelepanu. Ma mõtlen, et arvan, et NATO tippkohtumisel on sul õigus. Ukrainas toimuva sekkumise vastu tuntakse suurt huvi. Eriti pärast Ukraina ametnike visiiti Pärsia lahe riikidesse, siinsest Lähis-Ida sõjast tingituna. Me teame, kuidas